ilus pühapäevane ilm ja lähme ühe tuttava fotograafiga Kiidjärve äärde, kus siis Remo peab ühte loodushommikut, räägib seal pildistamisest ja kõigest täpsemalt ja hiljem lähme siis taevaskotta, vaatame seal veidi ringi. Ilm on ilus ja tundub üks vahvapäev tuleb. Lisaks jututunnile avas Remoga siin näituselt, lähen vaatame seda. Vahel, kui lihtsalt looduses ringi käia, siis ei pruugigi olla sellist hetke, et nüüd haaraks kaamera järgi ja teeks pilti, aga kuna ma olen palju kasutusel võtnud oma iPhone'i ja tänu sellele mul on võimalus ka koheselt pilti üles laadida, selliseid telefonifotosid, siis ma olen võtnud kasutusele keskkonna nagu on Snapchat ja siin parasjagu tegin ka taevaskojas päris mitu snappi ja sain kohe saata oma jälgijatele. Nii, et tänane pühapäevane päev on olnud minu jaoks pigem selline hariv, õpetlik, et alatikas ei pea alati praktikas loodusega rohkem sina peale saama, vaid võib ka teooriat kuulata, lugeda. Et tihti ma ise loen raamatuid, aga mulle väga meeldib ka käia näiteks Tere Tüssi või Sven Sašeku või Remo Savisaare erinevatel loodusõhtutel. Ja siis, sest enda suurte eeskujude kuulamine on see, mis tegelikult väga palju õpetab ja sealt on väga palju kõrva taha panna. Et täna siis käisingi seal Kiidjärve looduskeskuses Remo loodusjutte kuulamas ja samuti tal on seal näitus üleval, mis on muidu väga ilus. Sellised käimised ja kuulamised on tegelikult minu jaoks alati nagu väga mõnusalt mõjunud, sest et see nagu värskendab seda enda maailmapilti või seda, kuidas loodust näha ja tuletab nagu seda meelde, et looduses ikkagi tasub käia nende hetkede pärast ja looduse enda pärast, et nagu ma ise olen alati mõelnud, et pilt on alati teisejärguline. Aga vahepeal, kui palju käia, siis tekib ikka see soov, et tahaks nüüd mingit pilti saada, mida teiega jagada. Aga lõpuks tegelikult kõige olulisem on ikkagi see, et kuidas seal looduses endal see tunne on ja loodust ennast nagu osata väärtustada. Tundub, et päike tuleb ka uuesti välja. Kohe sealt piirud puude vahelt, et see on mõnus.